Tere tulemast siia iidsete võlvide alla. Kui teil on see õnn ja teil on koht, kus istuda, siis te nüüd võite võtta istet. Seal taga nurgast saab vajadusel ka toole juurde. Tänase pühapäeva juht mõtteks on: nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud, ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Ja neid samu sõnu kuuleme peatselt ka koori esituses. Korralduslikust poolest nii palju, et ma loodan, et te olete saanud endale kõik laululehed. Enne kui koor hakkas tulema, siis seal keskosas veel mõned olid, jagage naabriga. Ja laulge kaasa. Laulge kaasa neid kohti, kus on kirjas ka ehk kogudus ja ühislaule, mida on 3, millel on ka noodid. Et see on ka hea, et kui näete noote, siis laulge kaasa ja ma ütlen teile ühe saladuse, et kirikus oskavad kõik laulda. Välja arvatud siis, kui on Klaaspärlimängu kontsert ja väga tähtsad muusikud esinevad, siis teised ei oska. Aga täna oskavad kõik laulda, sest laul on ühine palve. Teenistuse sees me palume mitte plaksutada, aga ärge muretsege, lõpus on teil selleks võimalus. Me filmime ja pildistame, et siis olete ka sellest teadlikud. Armulauale on oodatud kõik ristitud kristlased sõltumata konfessioonist. Ja viimase asjana, et millal istuda ja millal püsti seista, me loodame, et me näitame, aga hea on jälle teada, et jutluse ajal saab kindlasti istuda ja ühislaulude ajal saab kindlasti istuda. Et need on sellised kindlad kohad, aga siis me üritame ka näidata, et ka kui koor esineb, siis on hetki, kus on võimalik istuda küll. Ja sellega on teadaannetega kõik, me lähme nüüd teele, alustame kõik koos ühise lauluga Looda südames Issanda peale.
õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Avagem siis oma südamed Jumalale ja tunnistagem temale alandlikult oma patud. Ja me võtame hetke vaikust ja loeme siis koos patutunnistuse. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis ma mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südames ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see on ka teie kõigi tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda öeldes jah. Jah, issand. Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus meil issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete. Oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu. Ja mõistan teid meie issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
meid süüdeta armastuse tuule. Aita meid oma püha vaimuga, nii et võidame endast vihani ning kasvame armastuses üksteise vastu. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu Poja, meie
Võite istuda edasi. Lugemine Vanast Testamendist, Saamueli esimese raamatu 15. peatükist, salmid 22–26. Siis ütles Saamuel, ons issandal sama hea meel põletus- ja tappaohvreist, kui issanda hääle kuulda võtmisest. Vaata, sõnakuulmine on parem kui tappaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus. Et sa oled hüljanud issanda sõna, siis hülgab temagi sinu kui kuninga. Ja Saul ütles Saamuelile, ma olen pattu teinud, sest ma olen astunud üle issanda käsust ja sinu sõnadest, sellepärast, et ma kartsin rahvast ja kuulasin nende häält. Aga anna nüüd ometi mulle mu patt andeks ja pöördu koos minuga tagasi, et saaksin kummardada issandat. Aga Saamuel ütles Saulile, mina ei tule sinuga tagasi, sest sa oled hüljanud issanda sõna ja issand hülgab sinu. Nõnda, et sa enam ei või olla Iisraeli kuningas. Aamen. Veel paneme tähele Jumala sõna Uuest Testamendist, Jaakobuse raamatu 2. peatükist, salmid 8–13. Te teete hästi, kui te tõepoolest täidate kuninglikku seadust kirjasõna järgi. Armastage oma ligimest nagu iseennast. Aga kui te soosite ühte rohkem kui teist, siis te teete pattu ja seadus tunnistab teid üleastujaiks. Sest igaüks, kes peab kinni kogu seadusest, aga vääratab ühes ainsas asjas, on süüdi kõige suhtes. Sest see, kes ütles, sa ei tohi rikkuda abielu, ütles ka, sa ei tohi tappa. Kui sa ei rikku küll abielu, ent tappad, siis sa oled seadusest üle astunud. Nõnda siis rääkige ja nõnda siis tehke, nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi. Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Aamen.
nüüd tõuseme tänaseks rõõmusõnumiks. Ja ma loen Markuse evangeeliumist 10. peatükist 17. kuni 27. salmini. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ta ette põlvili heites: hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle: miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks, Jumal. Käske sa tead: ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma ema ja isa. Tema aga lausus talle: õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule, järgne mulle. Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele: kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki. Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti: lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga nemad hämmastusid üliväga ja ütlesid üksteisele: ja kes siis võib pääseda? Jeesus aga ütles neile otsa vaadates: inimeste käes on see võimatu, mitte ka Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Aamen. Ja nüüd loeme koos apostliku usutunnistuse. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen.
Võite jutluse alguseks ka istuma jääda, et muidu on saginat liiga palju. Jutluse juhtmõtteks on seesama tänane juhtmõte, mida me oleme kuulnud juba ka lauldes: ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Tänase pühapäeva teemaks on armastuse käsk. See ei tähenda, et me peaksime armastust kuidagi käskima, vaid see tähendab seda, et elu käskudest üle on armastus. Püüd armastada on suurem kui mingite reeglite täpne järgimine. Aga mis see armastus siis üldse on? Ma tahan alustada veidi kaugemalt, võib-olla mõne jaoks väga kaugelt, aga minu enda jaoks väga lähedalt, nimelt surmahirmust. Me kõik kardame surma. See on meisse sisse kodeeritud inimestena. Ja läbi elu me tajume surmahirmu üpris erinevalt. On hetki, kus see on väga aktuaalne. Näiteks iseenda või mõne lähedase haiguse korral, mingi õnnetuse, sõjajuttude foonil. Ja on teisi hetki, kus surm tundub väga kauge. Me õieti ei tajugi seda, vaid elame nii, nagu elaksime igavesti. Näiteks hea näide, et kuidas võiks mõelda, et me elame igavesti, on siis, kui sa kogud midagi. Kui tahaks aina suuremat kogu, ma tean ise seda väga omast käest, mul on ka kombeks asju koguda. Aga mis saab minu kogudest siis, kui mind enam ei ole? Lugesin hiljuti Remargi raamatut Taeval ei ole soosikuid, kus peategelane põeb haigust, millega talle on öeldud, et ta sureb peatselt. Mõni kuu on veel jäänud. Ja ta on otsustanud, et ta ei taha seda aega veeta haiglas, vaid elada seda elu, mis talle on antud päriselt. Lihtne öelda, raske teha, sest mis see päris elu on? Vahel tundub, et tahaks kõiki asju teha, minna, kogeda, näha, aga siis meenub, et on kodulaen ja vastutus teiste inimeste ees või midagi muud, mis kuidagi tundub, et nagu hoiaks meid kinni. Aga äkki tuleks lahti hoopis lasta mõttest, et see hoiab meid kinni või et see on kuidagi vale. Vaid mõista oma enda elu ainukordse ja pärisena, just sellisena, nagu ta meil parajasti on. Üks asi, mis meil inimestena on väga sage, on muretsemine. Ja see käib selle lahti laskmise raskuse juurde. No teate seda eestlast, kes muretseb maja ja siis muretseb lapsed ja nagu Rein Taagepera ikka on öelnud ja kutsunud meid üles mitte muretsema, vaid rõõmutsema kõikide nende asjade üle. Sest tõsi on, me muretseme ikka jube palju. Näiteks mina ka täna muretsen, et kas kõik noodid tulevad välja ja aga nagu ka enne, aga meie koori eestpedajad ütlesid, et ei tule muretseda, tuleb rõõmutseda, sest see on meie võimalus koos Jumalat kiita, tänada, ülistada, läbi selle muusika koos teenida, ühes koos siin olla. Ja see ongi täiel rinnal elamine, oma valikutes ja nende üle rõõmu tundes. Eks alati kõigis nendes asjades on küsimus lõpuks tasakaalus. Sellest räägitakse ka ühiskonnas palju. Kuidas tasakaalu jõuda? Üks lugu räägib inimesest, kes ütles, et ma tahan armastada Jumalat. Ja läks suure õpetaja juurde, ütles, näita mulle teed, kuidas ma saaksin armastada Jumalat. Õpetaja küsis tema käest, et ütle mulle enne, kas sa oled kedagi varem armastanud. See inimene vastas, et mind ei huvita maapealsed asjad.
see maapealne armastus ja muu selline. Ma tahan Jumala juurde. Õpetaja lausus, mõtle palun korra veel, kas sa oled kedagi armastanud, ühte inimest, ühte last, ükskõik keda. Ma ju ütlesin, ma pole mingi tavaline ilmalik inimene. Näita mulle teed, kuidas jõuda Jumalani. Mul on pühendumus, ma olen valmis. Õpetaja puhkas valjusti nutma, pisarad voolasid silmist ja ta ütles, see ei ole võimalik. Kõigepealt pead sa kedagi armastama. See on esimene aste. Õnnetu sa tahad jõuda viimasele astmele olemata ise astunud esimeselegi. Mine ja armasta kedagi. Armsad, armastage üksteist, sest armastus on Jumalalt. Need on sõnad, millega me lõpetame tänase jumalateenistuse. Inimene, kes on oma elus päriselt armastanud, kes on julgenud armastada, alles see inimene hakkab midagi päriselt mõistma. Ütlesin eelnevalt, et surm ja armastus on väga ligilähedased. On ju kellegi jäägitu armastamine ühtlasi ka iseenda surmamine, oma ego suretamine. Ja nii on ka ütlus, et otsus kedagi armastada on leina algus, sest tõeline armastus ei lõppe kunagi surmaga. Kaob küll armastuse subjekt meie kõrvalt, aga armastus jääb alles. Oleme oma abikaasa Aiteliga rääkinud palju leinamisest. Tema rääkis mulle, kuidas ette leinamine annab talle võimaluse muutuda suuremaks. Mahutada see lein iseenda sisse ära ja seeläbi kasvada. Ma ise mäletan, kuidas me aasta aega tagasi pidime oma koera raske haiguse tõttu magama panema. Ja see hetk, kui sa tead ette, millal on tema surmahetk, siis hakkadki ette leinama. Sa leinad temaga koos. Sa armastad. Ja selline lein teebki suuremaks. See, kui me päriselt armastame, kui me päriselt tunneme oma elus ka seeläbi valu, kohtame kannatusi, kurbust, aga ka ära ütlemata suurt rõõmu, see teeb meid autentsemateks, pärisemamaks. Ja ühtlasi aitab see meil ka mõista, mida me Jumalalt vajame. Ära karda. Ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Selles on tõeline armastus ja vabadus ja selles sünnibki tasakaal. Kui Jumal oli siis inimese valmis teinud, siis tal tekkis üks kimbatus. Et kui inimene minust teada saab, siis ta tahab saada samasuguseks nagu mina. Tahab Jumalaks saada. Tuleks teha kuidagi nii, et ta mind üles ei leiaks, mida me ette võiks võtta. Ja Jumal kutsub siis inglid enda juurde nõu pidama, et kuhu ta võiks peitu minna, et inimene ometi üles ei leiaks. Kui ma peidan end kõige kõrgema mäe tippu, siis jõuab inimene ükskord sinna ka. Kui ma peidan ennast maa alla, tuleb ka see päev ja inimene jõuab sinna. Sama lugu on mere sügavusega. Ja isegi taevasse. Küll see inimene mõtleb välja ka, kuidas taevasse jõuda. Isegi teised planeedid ei tundunud turvalised. Mida ma peaksin tegema? Ja siis ütles üks ingel, kes seni oli vait olnud. Peida end inimese sisse, Jumal. Inimene ei uuri ise ennast iialgi lõpuni, veelgi enam ei hakka ta kunagi Jumalat otsima inimese seest. Jumal elab meis kõigis, absoluutselt kõigis. Ja nii peegeldamegi me kõik igaüks killukest Jumalat siia maailma. Ja nii sünnib täna ka siin üks klaaspärlimäng.
Jumala klaaspärlite kokkukõla. Aamen. Saame laulda järgmise ühislaulu Sinu käes on kõik minu aeg.
Üks mees Jumala juurde
me palume sind, halastaja Isa. Õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu lauas koos on, leivast söövad ja karikast joovad ning nendest sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele, öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu söömaaega. Tänas ja andis selle neile, öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik, sest see sinane karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Sa kingid meile Kristuses pattude andeks andmise ja igavese elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ja palume koos issanda õpetatud sõnadega: meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nii sageli, kui te sellest leivast sööte ja sellest karikast joote, kuulutage issanda surma ja ülestõusmist kuni tema taastulemiseni. Tema rahu olgu ja jäägu teie kõikidega. Issanda rahu olgu alati teiega. Ja soovigem nüüd üksteisele rahu.
issand ütleb, vaata, ma olen sind igavese armastusega armastanud. Seepärast olen sind heldusega tõmmanud ja tahan sind taas ehtida. Minge issanda rahus, tema hea vaim saatku teid elus tasastel teeradadel. Aamen. Lugem issandat, sest tema on hea. täname sind, kõigeväeline Jumal, et sa oma sõna ja sakramendiga meid oled koosutanud. Ja palume sind, õnnista meile seda armust, et meie sinusse kindlalt usume. Ja kõik üksteist südamlikult armastame. Jeesuse Kristuse, sinu armsa Poja, meie issanda läbi. Ja nüüd õnnistab koor kogudust ja seejärel me laulame kõik koos viimase ühislaulu. Jääme õnnistuslaulu ajaks seisma ja ühislaulu ajaks võtame istet.
hetk, et kui te tunnete, et tahate plaksutada, siis võtaks ühe aplausi küll hea meelega vastu. Ja need muusikud. Aitäh, aga teate, see aplaus on nii imeline, et kuna te saate veel plaksutada, siis ma korraks katkestan teid lihtsalt, sest siin on palju inimesi, keda me tahaks ekstra tänada veel ja esimesena sooviks tänada inimest, tänu kellele meil oli võimalik laulda nii palju neid imelisi viise. Helilooja on meie keskel, Pärt Uusberg, ole hea, tule siia. Tõesti suur aitäh sulle, teine inimene, kellele vähemalt sama oluline aplaus, kes võttis need lood ja seadis kokku Kaisa Kuslapuu. Ja ühtlasi see on nüüd see koht, et kui te tahate samas kooris laulda järgmisel hooajal Kaisa käe all, siis septembrist iga esmaspäev kell 6 olete oodatud. Nüüd tahaks veel lilledega tänada mõningaid soliste, teeme nii, ma loen need nimed ette, siis solistid tulevad ette ja saavad lilled. Need on Anu, Priit, Johanna, Hanna-Ingrid, Liidia, Rael ja Ken. Ja nüüd aplaus. Ja, ega plaksutada saab veel, mul on mõned nimed veel. Lisaks tahame tänada kooriliikmeid, kes soleerisid siin ja seal. Neile me lilli oleme, nimetame ära ja teeme aplausi. Need on Rahel, Heleriin, Sipi, Andrus, Eeva, Naatan. Aplaus. Ja nimetamata ei Daniel, aga meil on neil veel hulk aplause, nii et sa saad oma aplausi järgmises grupis. Nüüd tahaks tänada kõigepealt Klaasperlimängu meeskonda, kes meid on nii soojalt vastu võtnud, et see jumalateenistus saab olla osa sellest festivali programmist. Ma tahaks tänada Tiina Eriket ja Bertit, kes lugesid tekste, Joonast, Pillet ja Urmast, kes salvestasid meie fotograafi, kelle nime ma kahjuks ei tea, Meelist, kes tegi kavalehed. Aplaus. Ja veel on 2 lilled ja siis mõned teated. 1 lilled lähevad inimesele, kes vaatab, et siin kooris tõesti kõik asjad jookseksid, et numbrid oleks korras ja kõik toimiks, ja see on Eeva. Aplaus. Ja kui te ei ole veel külastanud Klaasperlimängu kohvikut, siis teil on see võimalus kuni teisipäeva õhtuni ja kohvikut peab eest meie kooriliige Liina.
Ja nüüd on jäänud lihtsalt teated, et siin kirikus toimub jumalateenistus iga pühapäev kell 11 ja igal kuu viimasel pühapäeval kell 2 on meil jumalateenistus inglise keeles ja erilise teenistusena, kui te tahate veel midagi nii vinget kogeda, siis juba 2. august õhtul kell 9 siin loodetavasti õues, kui ilma on, regilaulu teenistus, sest on linnafestival Sumin, ehk siis 2. august õhtul kell 9. Aga nüüd mingem siis rõõmuga ja teenige issandat selle sama rõõmuga, mille me siit kaasa võtame.